Selles videos räägin ma sellest, kuidas kasutada logaritmi omadusi selleks, et lahendada logaritmvõrrandit. Ja logaritmvõrrandites on see, et on oluline kohustuslik kontroll. Nii, aga teeme ühe näitega, kuidas me siis omadusi saame kasutada, ehk siis ütleme, et meil on selline võrrand. Nüüd põhimõtteliselt me tahame kasutada logaritmi omadusi niimoodi, et me saaksime nendest loogidest siin lahti, et meil oleks lihtsalt tavaline võrrand. Ja esimene võimalus, mida ma siin näen, me saame kasutada seda omadust, et kui mul on logaritm, kaks samal alusel logaritmi ja nad on omavahel liidetud, siis see on sama, mis kui mul oleks logaritm samal alusel on ju, aga see B ja C on omavahel korrutatud. Ehk siis seda ma näen siin esimesel juhul. Ehk siis ma saan selle ümber kirjutada. Samamoodi ma näen siin näiteks võimalust sama lahendust kasutada siin. Aga nüüd siin tekib küsimus, et oot, aga see üks siin, mis logaritm, kus, mida. Aga põhimõtteliselt, mis ma saan teha, on ju see, et meil on ju mingisugused arvud, mis astmesse astendades annavad ühe vastuseks. Ehk siis meil on võimalik tegelikult kirjutada see samuti sellisele logaritmi kujule. Ehk siis kui mul näiteks on logaritm alusel A ja logaritmitel on samuti A, siis see on ju 1. Sest kui me mõtleme, et A astmes 1 on A, see on sama põhimõte. Ehk siis ma saan selle ühe kirjutada siia või niimoodi selle asemele. Ehk siis kõigepealt ma kirjutan vasakul pool, mul on see logaritm alusel 5 ja siis mul on see x miinus 3 ja siis mul on x pluss 3, mis on need logaritmid tavad. Ja siis mul jääb teisele poole praegu see logaritm alusel või see 5 alusel ja logaritmite x pluss 1 ja siis mul on see 1 ja selle ühe asemel ma siis kirjutan logaritm, võtame 5 aluseks ja logaritmit oleks 5. Sest kui ma võtan selle 5, siis ma saan kasutada sama põhimõtet, mis ma kasutasin siin vasaku poolega ja kirjutada, ja nüüd ma lähen tagasi kollase peale, sest ma näitasin, kust mis asjad tulevad. Saan ma kirjutada nüüd siin sama asja välja, nagu ma ennemalt tegin sellega. Ehk siis mul on logaritm alusel 5 ja siis siin mul on x pluss 1 ja siis see korrutada 5-ga. Ja nüüd oleme sattunud olukorda, kus meil siin on logaritm alusel 5 ja siin on alusel 5. Ja nüüd saame kasutada me omadust, kus meil on logaritm, mingi sama alus on ju sama logaritm mingil alusel ja siis meil on logaritm mingil samal alusel, siis mis me saame kirjutada on lihtsalt jätta ära need log A ja log A siit ja lihtsalt võtta, et B võrdub C. Ehk siis teeme seda sama omadust kasutades siin sama lükke. Ehk siis mis me saame on ühele poole x miinus 3 korrutada x pluss 3 ja teisele poole siis 5 korrutada x pluss 1. Ja edasi me lahendame põhimõtteliselt samamoodi nagu igat muud ruutvõrrandit. Ehk siis x miinus 3 korrutada x pluss 3, see on ju x ruut miinus 9 ja teisele poole 5 korrutada x pluss 5 korrutada 1, meil on 5 x pluss 5. Nii, ja nüüd viime siis kõik ühele poole, meil jääb x astmes 2 miinus 5 x, siis miinus 9 miinus 5, see on miinus 14. See kõik võrdub 0. Ja nüüd me saame kasutada ruutvõrrandi lahendi valemit näiteks, et lahendada olukord siin. Nii. Ja ruutvõrrandi lahendi valemi ma kirjutan ka siia. Nii. Ja nüüd need A-d ja B-d ja C-d, mis siin on, ei ole samad, mis on siin. Me lihtsalt kasutame sageli matemaatikas sarnaseid tähti erinevates kohtades, sest tähti on piiratud arv, piiratud hulk. Igatahes tahes. Nüüd see B on siis, ma nüüd räägin kiiresti, mis on need erinevad sümbolid, mis ma siin nüüd kasutasin, sest need on erinevad. See B on siis siin, see on seesama, mis siin. Nüüd siis meil on A. A on ruutliikme kordaja. B oli siis
B on siis lineaarliikmekordaja ja siis C on meil vaba liige. Vaba miks, sest ta on vaba X-ist. Ehk siis siin on C. Ma märkan, et mul on siin jäänud A kirjutamata, aga siin on ka A. Ja nüüd selleks, et lahendada, ma asendan põhimõtteliselt arvud siia. Ehk siis, kui meil on miinus B, see tähendab, et meil on miinus 5, sest see on sama, mis see siin. Nii, miinus 5 pluss miinus ruutjuur, miinus 5 ruudus, miinus 4 korrutada A on, ma peaksin nüüd täpsustama, et mitte see X ise, vaid see, mis X-i kordaja on. Muidu võib tekkida vale arusaam. Ehk siis siin on mingisugune arv, see arv on siin see nähtamatu üheke. Nii, ja korrutada C, et see on miinus 14. Võt, ja siis korrutada 2A. A on meil jätkuvalt X-i või ruutliikme kordaja, ehk siis 1 praegusel juhul. Ja kui ma siin nüüd arvutan, siis meil jääb 5 pluss miinus, nii, miinus 5 ruudus on 25, miinus 4 korrutada 1 korrutada 14, see on 56. Aga siin on pluss on ju sellepärast, et siin on miinus ja siin on miinus ja miinus korrutada miinus on pluss. Võt, ja jagada 2. Ehk siis me saame 5 pluss miinus 25 pluss 56, see teeb kokku 81. Ruutjuur 81. 5 pluss miinus ruutjuur 81 on 9, ehk siis me saame nüüd, et x1 ja x2 võrduvad x pluss miinus 9 jagatud 2. See tähendab, et x1 on meil 9 või 5 pluss 9 jagatud 2. 5 pluss 9 see on 14, jagatud 2 on 7. Ja x2 on 5 miinus 9 jagatud 2. 5 miinus 9 on miinus 4. Jagatud 2 on miinus 2. Ehk siis me saime 2 vastust ja nüüd oluline jällegi see, mis ma kõige alguses rõhutasin, oluline on teha kohustuslik kontroll. Ja nüüd, kui me teeme kohustuslikku kontrolli, siis me võtame selle algse tehte, mis me kõige alguses kasutasime ja paneme sinna siis vastavalt asemele. Ehk siis ma kirjutan siia nüüd kontroll ja kirjutan siis välja ka selle algse tehte, mis meil oli. Ja nüüd selleks, et kontrollida, siis kõigepealt võtame selle x1, ehk siis 7. Ja nüüd ma pean 7 panema kõikjale asemele, kus on x. Ja nüüd, kui ma panen selle asemele, siis meil on mingi paar olulist asja, mida me peame silmas pidama. Ehk siis, kui meil on logaritm alusel a ja logaritmitu on b, siis a, ehk siis alus, peab olema suurem 0 ja a ei tohi olla 1. Ja samamoodi, kui meil on b, siis b peab olema suurem 0. B võib olla 1, kui ta tuleb nii välja. Okei, ehk siis teeme x1-ga kontrolli. Ehk siis, kui meil on logaritm alusel 5 ja logaritmitav, siin meil on nii, logaritm alusel 5 ja siis meil on 7 miinus 3, siis me saame siit edasi minnes logaritm nii. Jällegi 7 pluss 3 sellisel juhul võrdub siis logaritm alusel 5 ja siin on 7 pluss 1 ja siis pluss 1. Ja nüüd veel üks asi lisaks sellele, et meil ei tohi loomulikult tulla siia kuskile 0 või a puhul ka siis 1. On oluline ka, et meil ei teki olukorda, kus meil vasakpool ei võrdu parema poolega, täpselt samamoodi nagu kõikide teiste kontrollide puhul. Ja nüüd, kui me siit edasi läheme, siis me saame logaritm 7 miinus 3, see on 4, pluss siis 5, see on 7 pluss 3, see on 10. Me saame 7 pluss 1, see on 8 ja pluss 1. Ja ma nüüd praegu ei hakka välja arvutama, aga kui ma arvutan selle välja, siis see tuleb välja, see tähendab, et see sobis. Ehk siis x1 meile sobib, ehk siis see on okei. Nüüd teeme teise ka, võtame selle sama põhimõtte, ehk siis paneme nüüd asemele x2 ja x2 meil oli miinus 2. Ehk siis kui meil on logaritm alusel 5,
siin ma juba näen, et meil tekib probleem, sest meil on -2, -3. Mis see tähendab, on, et siia meil tekiks olukord, kus meil logaritmitav tuleb -5 ja see ei tohi juhtuda. Siin on öeldud, et logaritmitav peab olema suurem 0, ehk siis ma saan juba öelda, et x2 ei sobi. Ehk siis ma saan öelda, et peale kontrolli, kui ma tahan vastust kirjutada, siis ma kirjutan, et x võrdub ainult siis meie 7-ga, ehk siis x võrdub 7. Ehk siis mis ma tegin, kui ma tahtsin lahendada logaritmvõrrandit kasutades omadusi, oligi see, et ma kasutasin omadusi selleks, et saada lahti sellest logist siin ja siis sain edasi lahendada täpselt samamoodi, nagu ma lahendaksin tavalist ruutvõrrandit või ka muud võrrandit, alati ei tule siit ruutvõrrandid. Oluline on aga see, et alati, kui meil on tegemist logaritmvõrrandiga, me alati peame tegema kontrolli. Kanali Patreoni toetajad saavad arvamust avaldada selles osas, mis videoid peaks järgmisena tegema ning samuti saavad näha kõiki minu videoid sellest hetkest, kui nad valmis saavad ning ei pea ootama, et need YouTube'i üles laetakse.